Nad jätsid ta telki elusana. Ta hingas veel. 10. august 1986. 4. laager, K2. 26 000 jalga. 5 mägironijat, kes suutsid veel püsti seista, pidid otsustama, kas tema päästmine tähendaks nende kõigi kaotamist. Tere tulemast äärmusesse, kus panused on kõrged, aga keegi pole siin pelgalt uudise pealkiri. 1986 aasta 10. augusti hommikul. Kurt Diemberger avas oma telgiluku 26 000 jala kõrgusel ja nägi enda ees täielikku õudusunenägu. Rahe, lumi ja tuul liikusid külgsuunas üle 100 miili tunnis. Lumi, mis polnud lakanud sadamast juba 4 päeva. Ja kuidagi oli see, mis toimus selles telgis ja 2 teises, mis olid vaid mõne jala kaugusel, isegi hullem kui väljas valitsev kaos. Sest just seal olid 7 oma aja parimate hulka kuuluvat mägironijat täielikult lõksus. Nende priimus oli juba päevad tagasi kütusest tühjaks saanud. See tähendas, et polnud sooja toitu ega võimalust lund joogiveeks sulatada. Nad surid aeglaselt. Üks roonija ei suutnud enam isegi püsti seista ilma abita ja teine köhis nii tugevalt, et iga hingetõmme kõlas nagu ta upuks. See hetk telgis ongi selle loo lõpp. Et mõista, kuidas asjad selleni jõudsid, peame minema 6 nädalat tagasi. 17 600 jalga K2 baaslaagris. Kurt oli ainus mees maailmas, kes oli teinud esmatõusu 2 erinevale, 26 000 jalasele tipule. Ja tema kõrval, igal sammul, oli Juuli Tullis. Nad nimetasid end maailma kõrgeimaks filmimeeskonnaks. K2 pidi olema 3. mägi, mida nad koos filmisid. Nad ei teadnud, et see jääb ühele neist viimaseks. Kui Kurt ja Juuli baaslaagris ringi vaatasid, mõistsid nad, et polnud kunagi midagi sellist näinud. See polnud vaikne 2 või 3 ekspeditsioonitelgi kogum, mida nad olid harrinud maailma suurimatel mägedel nägema. Ei, see nägi välja nagu küla. Eredad telgid ulatusid peaaegu miili jagu üle katkise liustiku. Raadiosaatjad praksusid inglise, poola, itaalia, prantsuse, saksa ja jaapani keeles. Alpinistid uitasid laagrite vahel, laenasid varustust, vahetasid ilmateateid ja jagasid tassikest teed. Igal pool, kuhu Kurt vaatas, tundis ta kedagi ära. Puhta juhuse läbi olid Kurt ja Juuli saabunud just õigel ajal, et jäädvustada kaamerasse rekordeid purustav hooaeg. Sest tavalisel aastal, sellel kaugel ja hirmuärataval mäel käib terve hooaja jooksul vaid 1 või 2 meeskonda. Aga sel suvel oli Pakistani valitsus väljastanud enneolematu hulga ronimislubasid. Siil oli 9 erinevat ekspeditsiooni, kõik surutud kokku samasse külma orgu, kõik korraga kohal, plaanides minna samale mäele sama lühikese hea ilma akna jooksul. Mõned neist ronisid minimaalse varustusega, samal ajal kui teised vaatasid uusi marsruute, mida polnud kunagi varem proovitud. Rahvarohked kohad, uued marsruudid ja palju pinget. Pole vaja olla raketiteadlane, et aru saada, et varsti läheb midagi valesti. Ja 21. juuni hommikul juhtuski see. 9 mägironijast koosnev Ameerika ekspeditsioon USA Vaikse ookeani loodepiirkonnast, mida juhtis 35-aastane John Smolik, valmistus tegema midagi legendaarset. Nad polnud reisinud kogu tee Pakistanisse lihtsalt selleks, et seista järjekorras rahvarohkel tavarajal. Nüüd seisis nende ees täiesti ronimata marsruut, mida tuntakse nime all Magic Line. Magic Line on sisuliselt jõhker pilvelõhkuja takistusrada, mis koosneb kaljust ja jääst. Katse seda ronida on nagu üritada ronida järsku libedat katust, millel on siledad, vertikaalsed tellisseinad iga paari 100 jala tagant. Vaid mõned aastad varem oli Reinhold Messner, vaieldamatult suurim elav mägironija, oli seda täpset marsruuti uurinud, avalikult loobunud ja nimetanud iga katse seda ronida võimatuks. Aga John Smolik ja tema 34-aastane meeskonnakaaslane Alan Pennington ei olnud temaga nõus. Nemad tahtsid teha võimatut. Ja hooaja 3. nädalaks olid John ja Alan edukalt jõudnud mööda alumisi nõlvu üles umbes 20 000 jala kõrgusele. Nad olid täpselt seal, kus pidid olema ja umbes kell 5:50 hommikul liikusid John ja Alan Negrado kuru all. Kaardil ei tundu see eriti hirmutav, kuid päriselus on see üks neist kohtadest, K2L, kus veedad võimalikult vähe aega. Näed, K2 on väga järsk mägi. Erinevalt Everesti pikkadest, laugematest lumeväljadest sunnib K2 ronijaid otse suurte lahtiste kivimüüride alla, mis on jää ja lumega kokku külmunud. Kui hommikupäike neid kaljusid soojendab või isegi kui temperatuurid loomulikult muutuvad, hakkab see külmunud liim nõrgenema. Ja kui midagi lahti murdub, on ainus suund, kuhu see minna saab, otse alla. Mõnikord on need vaid mõned lahtised kivid. Mõnikord on see terve osa mäest. Ja tol hommikul juhtuski täpselt nii. Kõrgel 2 mehe kohal. 1986. aasta 21. juuni hommikul. Üksik rahn murdus lahti mäe ülemistelt nõlvadelt. Ja kui see ilma hoiatuseta alla veeres,
see paiskus all olevasse lumekihti, reebides kogu lume ja jääkihi nõlvalk lahti. Mõne sekundiga oli ühes kukkuvast kivist saanud täiemahuline laviin, mis kihutas otse mõlema mehe poole Negrado kuru all, enne kui kumbki neist jõudis reageerida. Olnud kuhugi peitu pugeda ega kuhugi joosta. Rusud pühkisid mõlemad mehed jõhkralt mäenõlvast minema. Lähedal asuva meeskonna mägironijad, kes nägid juhtunut, tormasid kohe sündmuskohale neid otsima. Umbes 3 tundi hiljem õnnestus neil Alan Penningtoni keha lumest välja kaevata. Kuid laviin oli tabanud nii tohutu jõuga, et John Smolik oli sügavale jää sisse mattunud. Teema säilmed on kusagil K2-l. Nende surmad olid hooaja esimesed ja ausalt öeldes ei olnud keegi üllatunud. Lõppude lõpuks üritasid nad teadlikult ronida üht maailma ohtlikumatest, veel vallutamata marsruutidest ühel maailma ohtlikumal mäel. See, mis seal juhtus, oli kindlasti traagiline, aga samas ka arusaadav. Ellujäänud ameeriklased pakkisid oma laagri kokku ja läksid koju. Aga nende kümnete teiste mägironijate jaoks, kes sel hooajal baaslaagris uudist kuulsid, oli loogika järgmine. Meie ronime mööda tavalist marsruuti. Meiega seda ei juhtu. Nad eksisid rängalt, sest see tavaline marsruut, millest nad rääkisid, kannab nime Abruzzi harjanne. See kulgeb mööda mäe põhjakülge üles ning see on tee, mida peaaegu kõik edukalt K2 tippu jõudnud mägironijad on kasutanud. Aga Abruzzi harja nimetamine tavaliseks on nagu valge hai nimetamine tavaliseks kalaks. Abruzzi ise on pikk kivine hari, mis kulgeb peaaegu otse mööda mäe külge üles. Kujuta ette, et ronid hiiglasliku püramiidi selgrool. Edasiliikumiseks peavad ronijad end üles tõmbama peaaegu püstloodis kivikorstnates, ületama järske kõva sinise jäänõlvu ja liikuma kitsastel servadel, mille all haigutab tuhandete jalgade sügavune tühjus. See oli aeglane ja kurnav, kuid võrreldes Magic Line'i ja teiste võimalustega oli see kõige ohutum tee üles ja alla, või vähemalt pidi see seda olema. 2 päeva hiljem, 23. juunil, oli Abruzzi hari täis alpiniste, kes jahtisid just sellist turvalist ja ajaloolist tippu. Ja mõneks tunniks tunduski, et turvaline valik oli õige valik. Aeglaselt, kõie haaval liikusid need alpinistid üha kõrgemale. See oli raske ja igav töö, kuid kõik kulges plaani järgi. Ja nende alpinistide seas, kes tol päeval järjekindlalt edasi liikusid, oli Prantsuse paar nimega Maurice ja Liliane Berard. Maurice oli juba üks Prantsusmaa tugevamaid alpiniste. Liliane oli sama sihikindel. Koos olid nad aastaid roninud Euroopa raskematele mägedele. Sõbrad kirjeldasid neid kui lahutamatuid ning nad ise nimetasid end maailma kõrgeimaks paariks. Kui üks registreerus ekspeditsioonile, polnud teine tavaliselt kaugel maas. Ja K2 ei pidanud olema erand, sest erinevalt ameeriklastest, Berardid liikusid juba paigaldatud kõite abil, ronides järjekindlalt laagrist laagrisse, täpselt nagu 10 teisedki ronijad nende ümber. Ja oli veel 10 teisi ronijaid, kes ronisid samamoodi, sest K2-le ronimise juures on asi selles, et sa ei kõnni lihtsalt ühe hooga otse. 8611 meetri kõrgusele tippu. Ühegi inimese keha ei suuda seda taluda. Nii jagatakse mägi mitmeks laagriks, mis on marsruudil üksteise peale laotud nagu puhkepeatused väga pikal trepil. 23. juunil liikusid Berardid üles tõelise eesmärgiga. Nad olid juba nädalaid mäel olnud. See oli tiputõus ja umbes 30 minutit pärast südaööd jõudsid nad lõpuks tippu. Lillian oli teine naine ajaloos, kes kunagi K2 tippu jõudis. Tema abikaasa Maurice oli samuti koos temaga seal. Kõik, mille nimel Berardid olid viimased kuud töötanud, tasus end lõpuks täpselt nii ära, nagu pidigi. See pidi olema üks maailma parimaid tundeid. Aga tipu vallutamine on tegelikult ainult pool tööst ning Berardid olid palju vaeva näinud, et siia üles jõuda. Eelmisel õhtul kõrgeimas laagris ei olnud Maurice ja Lilian tegelikult maganud, sest nende telkides ei olnud korralikke magamiskotte. Nii et selle asemel, et puhata, nagu iga mägironija peaks, enne kogu ekspeditsiooni kõige raskemat päeva, veetsid Berardid terve öö üleval, värisedes ja püüdes hoida alles olevat kehasoojust. Seistes seal üleval kell 12:30, käed tõstetud, kaamerad väljas. Lilian ja Maurice tundsid, et kõik need ebamugavused olid seda väärt ja võib-olla nende jaoks oligi. Kuid see tähendas ka seda, et nende kehad olid juba viimase piiri peal. Puhkuse võlg, mida tegelikult ei saa tasa teha. Ja kuna sellega kaasneb elevus ja adrenaliin, siis selline võlg ei anna endast tõusuteel märku. See annab endast märku siis, kui on aeg alla tulla, just sellisel maastikul, mis väsinud mägironijaid kõige rohkem karistab. Nad hakkasid samal pärastlõunal pärast 12:30 alla tulema, kasutades sama fikseeritud kõit, millega nad just üles ronisid, ja nad polnud üksi.
veel 3 mägironijat, prantslane nimega Michel Parmentier ja 2 hispaanlast, Maria Brigo ja Josema Casimiro, tulid sel päeval samuti samast tiputõusust alla. Ja kusagil allatuleku teel ilm pöördus nende vastu ja tingimused muutusid nii halvaks, et kõik 5 mägironijat olid sunnitud kohe K2 ülanõlvadel improviseeritud varjualuse tegema. See kõlab uhkelt, aga tegelikult tähendab see lihtsalt madala augu kaevamist lumme, sinna istumist ja palvetamist, et sa enne päikesetõusu surnuks ei külmuks. Nad kõik jäid kuidagi ellu selle jäise öö väljas, kuid kui hommik lõpuks saabus, ei läinud olukord paremaks. Ilm oli lihtsalt kohutav. Nähtavus oli nii halb, et sa ei näinud isegi inimest, kes oli vaid mõne meetri kaugusel sinu ees. Grupp hakkas ikkagi pimesi mäest alla liikuma, sest siia jäämine tähendas kindlat surma. Kahjuks juhtuski see laskumise ajal, kui tuisk ja segadus valitsesid. Maurice ja Liliane Berard eraldusid grupist. See ongi ausalt öeldes nii täpne, kui allikad võimaldavad. Pole võimalik öelda, mis täpselt juhtus. Kuna ei olnud viimast raadiosidet ega abikutset, siis on tunne, nagu mäed ise oleksid otsustanud, et nad ei lahku siit. Kui Michel Parmentier jõudis alla, andis ta küll häiret, aga päästet ei tulnud. Sest ausalt öeldes, mida seal üldse päästa oli? Isegi temal polnud aimugi, kus nad lahku läksid. Ja see oli 1986. aastal. Tollal polnud just eriti kõrgtehnoloogilist päästevarustust. Liliani surnukeha leiti nädalaid hiljem, tuhandete jalgade võrra allpool, mäejalamil. Jää neelas Maurice'i endasse ja tema jäänuseid ei leitud veel kaua aega hiljem. Mis nende viimastel hetkedel juhtus, sellele ei oska ükski raport vastata. Teame vaid seda, et vähem kui 3 nädalaga olid 4 maailma eliitalpinisti surnud. Java Ata. Kõik teadsid, et K2 on metsik mägi, kus iga 4 eduka tipujõudmise kohta sureb 1 inimene. See number oli hirmutanud eemale palju alpiniste. Ükski alpinist polnud kunagi varem näinud sellist hooaega nagu see. 4 maailma parimat alpinisti olid nüüdseks surnud ja hooaeg polnud veel isegi 6 aega kestnud. Nad ei teadnud, et asjad hakkavad veelgi hullemaks minema. Võiks arvata, et pärast ameeriklaste kaotamist Magic Line'il ja Berardide kadumist niinimetatud ohutul marsruudil oleks ülejäänud mägironijad oma asjad kokku pakkinud ja koju läinud. Aga 2 Poola ekspeditsiooni mägironijad ei pööranud Abruzzi harjale üldse tähelepanu. Nad vaatasid hoopis mäe teist külge. Nende nimed olid Jerzy Kokuczka ja Tadeusz Piotrowski ning nende pilgud olid suunatud K2 lõunaseinale. Ja kui Abruzzi hari on K2 trepikoda, siis lõunasein on selle esisein, peaaegu 2 miili pikkune, lahtise kivimi ja rippuva jääga kaetud. Sellel marsruudil polnud ühtegi fikseeritud kõit, sest seda polnud kunagi varem ronitud. Iga samm edasi tuli oma kätega välja teenida, jääkirka ja kassidega maapinnal, mis oli nii järsk, et kõik, mis lahti tuli, kukkus otse alla nagu paber, mis visatakse tasaselt laualt maha. Seda proovida oli äärmiselt ohtlik. Jerzy ja Tadeusz tegid seda siiski. Jerzy oli legendaarse eesmärgi kallal, ronida kõigile 14 maailma kõrgeimale mäele ja K2 oleks olnud tema 12. Ja Tadeusz oli juba üks kõige rohkem austatud talironijaid maailmas. See oleks olnud veel üks muljetavaldav saavutus tema rekordite hulgas, kui tal oleks õnnestunud. Ja nad ei võtnud ette suurt ekspeditsiooni. Enamik ekspeditsioone K2L sel suvel kasutas mitut laagrit, lisaronijaid ja eelnevalt mäele viidud varustust. Jerzy ja Tadeusz otsustasid roonida lõunaseinal, alpistiilis, ilma pudelhapnikuta ja kandes ainult seda, mis neil seljakotti mahtus. Ainus varustus, mida nad jagasid, oli 70-jalane köis, mis oli neil kogu seina läbimiseks. Ja nad tõepoolest tegid selle ära. 8. juulil kell 18:25 õhtul pärast mitmepäevast ronimist võitlesid nad end mööda seda järsku seina üles ja jõudsid K2 tippu. See oli ajaloo esimene lõunaseina vallutamine. See oli nii monumentaalne ja hirmuäratav saavutus. Tegelikult pole seda marsruuti tänaseni kordagi korratud. See oli kogu hooaja parim lugu sellel mäel. Nüüd tuli neil vaid alla tagasi tulla. Kuid alla tulemine polnud sugugi nii lihtne, kui lihtsalt oma jälgedes tagasi minna. Lõunasein, milles nad just üles olid roninud, polnud laskumiseks mõeldud. Seega otsustasid Jerzy ja Tadeusz laskuda hoopis tavapärast Abruzzi harja mööda. Paberil kõlas see kui kõige turvalisem tee koju. Probleem oli aga selles, et kui nad Abruzzi harjani jõudsid, polnud kummalgi mehel enam eriti jõudu alles. Nad olid juba mitu päeva lõunaseinal roninud ilma korraliku puhkuseta, ilma baloonhapnikuta ja ainult selle toidu ja veega, mida nad suutsid seljas kaasa kanda. Need olid 2 meest, kes liikusid viimsest jõust, lootes, et kergem tee aitab neil ülejäänud teekonna koju läbida. 10. juulil, laskudes endiselt Abruzzi marsruudil, jõudsid nad lõpuks sellesse hirmuäratavalt järsku lõiku,
mida alpinistid nimetavad klaaskõvaks jääks, umbes 26 000 jala kõrgusel. Siinne jää on nii iidne ja kõva, et tundub nagu tahke klaas. Sa pead seda kogu oma alles jäänud jõuga jalaga lööma, et sinna isegi kriimustus jätta. Sellisest nõlvast tohutult alla saamiseks on vaja köit. Tadeusz küsis Jersilt nende ühist köit, et nad saaksid end ettevaatlikult alla lasta. Ja just siis sai Jersi aru, et tal ei ole seda. Oma äärmuslikus, mõistust tuimestavas kurnatuses oli ta kogemata kõie nende viimasesse ajutisse laagrisse lõunaseinal maha jätnud. Nad seisid järsu kuristiku kohal, ilma igasuguse turvavõrguta. Nende ainus võimalus oli laskuda mööda libedat jääd, toetudes ainult sellele, mida nad kandsid. Varustuse tükile nimega kassid. Need on rasked metallraamid, millel on teravad ogad ja mis kinnitatakse tihedalt sinu ronimissaabaste talla külge. Kui sa lööd jalaga jääseina sisse, haaravad need ogad jääst kinni ja toimivad nagu väikesed metallist platvormid, millel saad seista. Kuna neil polnud köit, olid need rihmad ainsad asjad, mis hoidsid neid mäe küljes kinni. Jerzy laskus ettevaatlikult esimesena mööda jääd alla, katsetades iga jalatuge enne, kui ta oma raskuse sellele pani. Hüüdes tagasi Tadeuszile, et ta liiguks veidi vasakule jäälaigu poole, mis paistis veidi vähem karm kui ülejäänud. Tadeusz alustas tema järel laskumist ja siis kuulis Jerzy seal üleval kummalist heli. Kui ta üles vaatas, nägi ta Tadeuszy õhus, käed laiali, just kui ta üritaks ikka veel millestki kinni haarata, mida enam ei olnud. Üks tema kassidest oli saapa küljest lahti tulnud ja kui ta üritas teisele jalale raskust panna, et tasakaalu hoida, tuli ka see kass lahti. Miski ei hoidnud teda enam mäe küljes. Enne kui Jerzy jõudis reageerida, oli ta juba läinud. Ta sai ainult vaadata, kuidas tema aastatepikkune ronimispartner, mees, kellega ta vähem kui 48 tundi tagasi K2 tipul seisis, kadus mööda nõlva allapoole ja kadus silmist. Ja siis polnud enam midagi kuulda peale tuule. Jerzil kulus üle 5 tunni, et läbida vahemaa, mis oleks pidanud olema lühike. Kui ta lõpuks jõudis marsruudil allpool asuva Korea meeskonna telkideni, suutis ta vaevu rääkida. Näed andsid talle, mis neil oli, ja Jerzy varises kokku. Ta magas järjest 20 tundi. Tadeusz Petrovskit ei leitud kunagi, mitte sel päeval ega ka järgnenud otsingutel. Mägi, mis oli just lasknud 2 mehel oma lõunaküljel ajalugu teha, võttis ühe neist tagasi vähem kui 48 tunni jooksul pärast tippu jõudmist. Ainult. 6 päeva hiljem tõestas K2, et polegi tähtis, kas sa lähed kindla peale. Renato Casoroto oli 38-aastane Itaalia alpinist, kes oli kuulus selle poolest, et tegi kõike täiesti üksi. Ta oli veetnud nädalaid üksi, püüdes ronida täpselt sama harja, mis tappis ameeriklased sama suve alguses, seda Magic Line'i. Kuid kui mäe kõrgemates osades ilm halvaks läks, pani Renato oma uhkuse kõrvale, käitus ettevaatlikult ja pöördus tagasi. 16 juuliks oli ta edukalt kogu selle hirmu äratava harja mööda alla tagasi roninud. Ta oli baaslaagrile umbes tunni kaugusel ja täiesti ohutust maast vaid 15 minuti kaugusel. Ta oli praktiliselt kodus. Kõik, mis tal tuli teha, oli ületada see liustik K2 jalamil. Probleem oli selles, et liustik oli sisuliselt tohutu, aeglaselt liikuv jääjõgi ning kuna see liigub, tekivad sinna praod, mis moodustavad sügavaid, varjatud kanjoneid, mida nimetatakse liustikulõhedeks. Kujuta ette, et kõnnid üle jäätunud parklaplatsi, kuid õhukese lume all on luugid, mis viivad otse 40 meetri sügavustesse külmikutesse. Renato oli vaid mõne minuti kaugusel oma telgist, kui ta astus lumelapile, mis polnudki tegelikult kindel maa. Lümesild varises tema saabaste all kokku ja ta kukkus umbes 13 korruse jagu otse alla jäisesse pimedusse. Ta jäi kukkumisest ellu, lebades murtuna selle jäise koopa põhjas. Ta suutis kuidagi oma seljakotist raadio välja kaevata. Baaslaagris istus tema naine Coretta oma telgis, raadio sisse lülitatud ja ootas, et mees koju tuleks. Krabiseva staatika kaudu sosistas Renato sõnumi, mida ükski naine ei peaks kunagi kuulma. Coretta, ma suren lõhes baaslaagri lähedal. Massiivne päästemeeskond Itaalia, Briti ja Saksa laagritest haaras kohe oma varustuse ja tormas liustikule. Nad läitsid lõhe, lasid kõied alla ja suutsid imekombel Renato elusana pinnale tagasi tõmmata. Aga inimkeha ei ole loodud 13-korruselise maja kõrguselt kukkumist üle elama. Tema sisemised vigastused olid lihtsalt liiga tõsised ja ta suri varsti pärast seda, kui nad ta välja tõmbasid. Nii lihtsalt oligi 6 eliitalpinisti nüüdseks surnud. Nad olid hukkunud laviinide, kurnatuse, varustuse rikke ja lõhede tõttu täiesti erinevates mäeosades.
Tagasi baaslaagris vaatasid Kurt ja Julie, kuidas mägi aeglaselt tühjeneb. Elav, lärmakas, küla meenutav õhkkond, mis vaid paar nädalat varem liustikke täitis, oli täielikult kadunud. Meeskonnad pakkisid asju ja põgenesid. Aga Kurt Diembergeri ja Julie Tüllise jaoks polnud tagasipöördumine valik. Nemad olid maailma kõige kõrgemal filmiv meeskond. Nad polnud tulnud kogu seda teed lihtsalt selleks, et teisi lahkumas filmida. Nad kavatsesid tippu jõudmist dokumenteerida. Nii et augusti alguseks, kui ülejäänud mäel olnud ekspeditsioonid taandusid, pakkisid Kurt ja Julie oma rasked kaamerad, panid kassid alla ja alustasid pikka ränka tõusu Abruzzi harjal. Nende viimane kõrglaager enne tippu oli 4. laager. See asub sellel kaldus avatud jääplatool, mida nimetatakse õlaks, umbes 8000 meetri kõrgusel. Sellel kõrgusel on õhurõhk nii uskumatult madal, et iga kord, kui sa hingad, saad sa vaid murdosa sellest hapnikust, mida elus püsimiseks vajad. Seda kohta nimetatakse surmatsooniks ja siin kehtib kuldreegel. Tõuse üles ja lahku, siia ei jääda kauaks. Aga kui Kurt ja Julie lõpuks, 2. augustil, end 4. laagri jääle vedasid, siis just paigale jäämine oli see, milleks nad sunnitud olid, sest nad polnud ainsad, kes sel hooajal iga hinna eest tippu tahtsid jõuda. Uskumatul kombel olid pärast nädalaid halba ilma ja ebaõnnestunud katseid mitu sõltumatut ekspeditsiooni koondunud täpselt samale jääväljakule täpselt samal päeval. Seal oli Alan Rouse, silmapaistev Briti alpinist, kes keeldus koju minemast, kui tema algne meeskond alla andis. Seal oli Poola alpinist nimega Mufka. Seal oli Lõuna-Korea meeskond ja 3-liikmeline väga kogenud Austria alpinistide grupp. Kui see oleks olnud mõni muu koht, oleks seltskond olnud kergenduseks. Siin oli see lihtsalt logistiline õudusunenägu. Eelnevate nädalate karm ilm oli laagri täielikult hävitanud. Telgid, mis olid siia üles pandud päevad varem, olid kas tuule poolt ribadeks rebitud või tonnide lume alla mattunud. Kurt ja Julie olid endaga varutelgi kaasa toonud, kuid teised polnud nii ettenägelikud. Nii et kui päike hakkas loojuma 2. augustil, sundisid külmakraadid alpiniste ellujäämise nimel meeleheitlikult tegutsema. Nad hakkasid end suruma kõikidesse alles jäänud õhukestesse nailonvarju alustesse. Ühel hetkel olid täiskasvanud mehed nagu silgud pütis pisikesse 2 inimese telki surutud. Magamine oli võimatu. Nad lihtsalt laamasid seal pimedas, värisesid, hingasid raskelt ja kulutasid väärtuslikku energiat ainult selleks, et soojas püsida. Ja järgmisel hommikul, kurnatuna ja kaoses, tegi ülerahvastatud laager saatusliku vea. Nad otsustasid enne tippu liikumist veel 1 päeva puhata. Nad raiskasid 24 tundi täiesti head ilma. Aga mis veel hullem, nad kulutasid ära toidu ja priimuse gaasi. Nad ei osanud aimatagi, kui kalliks see neile maksma läheb. Lõpuks, 4. augusti hommikul alustasid kõik kohal viibivad alpinistid tippurünnakut. Alan Rose eesotsas 4. laagrist. Ta rajas jälje läbi kilomeetride pikkuses sügava lume, kulutades väärtuslikku energiat, kui ta teadis, et see, mida ta teeb, on vajalik, et hooaeg lõpuks edukaks osutuks. Ja 4. augustil 1986 kell 16:00 ta tegigi seda. Alan Rose jõudis K2 tippu. Nüüd oli ta esimene Briti alpinist, kes kunagi K2 tippu jõudnud. Ja ta hakkas kohe alla tulema. Kuid Kurtil ja Juliel oli ees veel üks probleem. Nad ei olnud seal ainult ronimas. Pea meeles, nad olid siin selleks, et filmida K2 tippu. See tähendas, et nad pidid kandma rasket filmivarustust, olles ise täiesti kurnatud ja hapniku puuduses. Nad liikusid nii aeglaselt, et jõudsid tippu alles kell 17:30 õhtul. See oli samuti hämmastav saavutus. Esiteks sai Julie'st esimene Briti naine, kes jõudis K2 tippu. Aga selleks ajaks, kui nad olid oma fotod teinud ja ringi vaadanud, oli päike juba horisondi taha vajumas. Ja nii kiiresti, kui nad laskumist alustasid, kattis mäepilkane pimedus. Nad liikusid ühel maailma ohtlikumal mäel täiesti pimedas. Ja siis juhtus vältimatu. Julie, täiesti energiast tühjaks jooksnud ja kaotamas oma kehalist koordinatsiooni, libastus äkitselt. Tema kassid kaotasid kõva jää peal haarde. Kuna nad olid omavahel kõiega seotud, tõmbas tema kukkumine Kurti hetkega jalust maha. Nad veeresid metsikult mööda peaaegu püstloodis nõlva alla. Nüüd, täieliku ime läbi, ei kukkunud nad üle serva. Nad sattusid pehmemale lumealale ja suutsid oma libisemise peatada, kuid olid täiesti rajalt väljas, pimedas eksinud ega suutnud leida 4. laagrit. Nad ei julgenud enam laskumist jätkata. Täpselt nagu Berardid sellel suvel varem, Kurt ja Julie pidid jäässe väikese augu uuristama ja veetma terve öö täiesti lageda taeva all, 27 500 jala kõrgusel.
ma ei pea teile ütlema, kui ohtlik see on, aga neil polnud tõesti muud valikut ja nad ei külmunud surnuks. Kui päike 5. augustil tõusis, olid nad poolenisti külmunud, räsitud ja täiesti läbi, kuid komberdasid pimesi tagasi 4. laagrisse telkide juurde. Kõik mägironijad olid nüüd taas koos. Nad vajasid vaid mõneks tunniks puhkust, pidid oma kotid pakkima ja mäelt alla tulema. Aga K2L olid teised plaanid. Sest just siis, kui Kurt ja Juuli oma telki roomasid, tabas mäge tohutu ja ettearvamatu ilmastikusüsteem. Üle 100 miili tunnis ulguvad tuuled ähvardasid nailontelgid jää pealt lahti rebida ja taevasse paisata. Temperatuur langes 40 kraadini alla nulli. Alpinistid olid hetkega lõksus, kuid neil oli lootust. Sellised tormid olid kogu hooaja jooksul tavalised. Nad pidid lihtsalt võib-olla 1 või paar pärastlõunat ära ootama. Aga see torm ei vaibunud niisama. Ei, see möllas 5 piinarikast päeva järjest. Kurt ja Julie väike telk oli peaaegu paksude lumehangede alla mattunud. Nad pidid välja roomama, kui lumetorm veidi vaibus ja end jõuga juba rahvast täis telkidesse pressima koos Alani ja austerlastega, et ellu jääda. Nüüd oli 7 inimest lõksus ruumis, mis oli mõeldud 3-le. Ja 8. augustiks läks olukord veelgi hullemaks. Nende priimuse gaas sai otsa. Ilma gaasita ei saa sa lund sulatada ja sellisel kõrgusel on õhk nii hõre ja kuiv, et su kopsud kaotavad iga paanilise hingetõmbega tohutul hulgal vett. Ronidža peab ellujäämiseks jooma umbes 6 liitrit vett päevas ja nende ainus vahend vee saamiseks sai just otsa. Nad olid lõksus pimedas, jõuliselt rappuvas nailonist kastis, kuivasid sõna otseses mõttes seest poolt ära. See oli must suvi ja ausalt öeldes kõige lootusetum olukord, kuhu ükski mägi maal ronija võib panna. Nad suutsid sellist piinataset taluda vaid teatud aja ja Juulile oli see lihtsalt liiga palju. Kukkumisest saadud vigastused, dehüdratsioon, lootuse puudumine, see kõik sai talle saatuslikuks. Tema kopsud hakkasid aeglaselt vedelikuga täituma. Iga tema hingetõmme kõlas kohutava märja korinana. Ja mitte midagi, absoluutselt mitte midagi ei saanud Kurt, Alan ega keegi teine seal teha. Kahjuks suri umbes 8. augustil 1986 öösel. Julie, esimene briti naine, kes kunagi K2 tippu jõudis, vaikselt unes. Kurt Diemberger istus nüüd oma lähima sõbra elutu keha kõrval ja teadis, et kui tuul varsti ei vaibu, ei jõua neist keegi enam kunagi koju. 10. augusti hommikul vaibus lõpuks möirgav tuul. Pärast 5 järjestikust põrgulikku päeva oli K2 lõpuks vaikseks jäänud. Ellujäänute jaoks, kes olid telkides lõksus, tõid selged taevad kaasa hirmutava reaalsuse. 6 inimest hingasid veel 4. laagri telkides, kuid nad teadsid, et kui nad jäävad veel 1 ööks, 8000 meetri kõrgusele, lõpeb see kõigi jaoks täpselt samamoodi nagu Julie jaoks. Nad pidid haarama oma varustuse ja kohe mäest alla laskuma. Kuid isegi siis, kui ellujäänud hakkasid ribadeks rebitud telkidest välja roomama, said nad aru, et üks neist ei liiguta end. Alan Rouse, mees, kes oli raja lahti murdnud ja kõiki tippu juhtinud vaid mõned päevad varem, ei reageerinud enam üldse. Paks veri, tõsine hapnikupuudus ja äärmuslik dehüdratsioon olid viinud tema aju sügavasse pöördumatusse koomasse. Kui oled tavalisel matkarajal ja su sõber kukub kokku, võtad ta õlale ja kannad ära. 8000 meetri kõrgusel suudad vaevu oma jalgu tõsta. Kui juta ette, et pead kandma täiskasvanud teadvusetut meest alla püstloodis jäisel redelil, all 1000 jalga tühjust. Kui sa proovid, kukute mõlemad ja surete mõlemad. Nii et Kurt ja 4 ülejäänud ronijat, kes veel suutsid püsti seista, pidid tegema raske otsuse. Mida teha Alaniga? Kiire kõrvalepõige. Iga kuu on üks lugu, mis ei jõua kunagi YouTube'i. See on olemas, kui sa seda tahad. Patreon, link allpool. Nüüd, kus me jäime? Jääda Alani juurde, teades, et ta ei suuda kunagi ise alla kõndida või lahkuda ja end päästa. Nad otsustasid end päästa, aga isegi siis, kui nad telkidest välja roomasid ja hakkasid mööda Abruzzi harja alla minema, ei näinud nad enam välja nagu tippsportlased. Nad liikusid nagu kummitused ja mägi, millest nad üritasid alla ronida, polnud enam see sama mägi, millest nad üles ronisid. 5 päeva tormi oli kõik täielikult kustutanud. Turvaköied, mida nad üles tulles kasutasid, olid mattunud mitme jalapaksuse värske ebastabiilse lume alla. Iga samm, mille nad sügavas puuterlumes tegid, võis vallandada tohutu laviini, mis oleks nad kõik tühjusesse pühkinud. Ja ka ronijad ise olid füüsiliselt kurnatud, sest nad polnud suutnud lund sulatada, et vett saada. Nad olid tõsiselt dehüdreeritud. Nende veri oli muutunud paksuks löögaks
ja nende lihased olid sõna otseses mõttes hakanud iseennast tarbima, et hoida elutähtsaid organeid soojas. Vaid mõnisada jalga telkidest eemal varisesid kaks Austria ronijat, Hannes Viiser ja Alfred Imetser, lihtsalt kokku. Nad istusid lumme, täiesti jõuetuna, ega suutnud enam püsti tõusta. Külmas nende süda lihtsalt seiskus. Nad surid seal saamas, praktiliselt laagrit silmapiiril nähes, kust nad just lahkusid. Nüüd 7 inimesest, kes olid nendesse telkidesse lõksu jäänud, olid alles vaid Kurt, austerlane nimega Willi Bauer ja poolatar nimega Mufka. Nad kolmekesi laskusid pimesi mööda järsku jääd, olles meeleheitlikus ja koordineerimatus võidujooksus oma surevate kehadega. Aga K2 oli veel väga kaugel allpool ja kusagil alumiste laagrite püsikõite juures sai ka Mufka uskumatu jõud lõpuks otsa. Ta kaotas köitel teadvuse, liitudes piinarikka nimekirjaga neist, kelle mägi on endale nõudnud. Kõikidele ootustele vastu, hallutsinatsioonide ja raske külmakahjustusega võideldes, suutis Willi Bauer end kuidagi baaslaagrisse lohistada. Ta komberdas meditsiinitelki ja andis kohe häiret. Kohal olnud päästemeeskonnad tormasid kohe alumistele nõlvadele ja leidsid Kurt Tiimbergeri jää peal vaevu elusana alla komberdamas. Kurt ja Willi jäid ellu, kuid vaevu. Ja see polnud viimane kord, kui ronimishooaeg nii brutaalselt lõppes. Sest juba 2026. aasta jaanuaris Makaalul, mäel, millest enamik tavalisi ronijaid pole isegi kuulnud, juhtus midagi, mida on ausalt öeldes raske uskuda, et see tõesti juhtus. 4 ronijat tegid tipus ajalugu. Mõne tunni jooksul olid 2 neist surnud. Mis tegelikult juhtus, on järgmises videos.